Tere hommikust, kallis kauge sugulane, nii kaugel trollide maal. Sinu hull honu jälle siinpool. Ja seekord müstilisel kellaajal kell 3 öösel tegemas ühte asja, mida ma olen nagu eelnevalt teinud ja sullegi jaganud. Niisiis, onu Väino hommikujutt sulle. Kui kõik ausalt üles rääkida, siis algas see sellest, et ma hakkasin otsima meie vestlusest seda kohta, kus oli kirjas, millised joogid su emale meeldivad. Ma lappasin ja iga suhtkoht naljaka koha peal naersin kõvasti ja häälekalt. Ja noh, ma ei jõudnud selle momendini, kus kohas sa seletad, mis talle meeldib. Võib-olla see nagu polegi hetkel nii tähtis, võib-olla lähitulevikus, aga mulle sattus ette siukene tillukene postituse nublukene, kus ma ütlesin, et nii tore on tulla koju ja avastada, et sind ootab paljas deliirium. Niisiis, sa juba arvad, millest on jutt. Just. Ja nüüd on see hetk, kui ma ta avan, ma ei taha sellele korgile jätta seda märki, selles mõttes, et mulle meeldivad need korgid. Kruvikeeraja, kõige parem. Nii. Et nüüd on see hetk, kui ma tõin oma külmast garaažist selle pudeli ja nüüd on see õige hetk, millal ma ta avan kruvikeerajaga hetkel, sest see kork mulle meeldib. Ma tahan selle korgi ilma muljumiselgedeta jätta. Nii et praegusel hetkel natuke läheb aega, sest et ühe käega ma hoian telefoni, teisega ma lammutan korki. Aga see õnnestub. Su onu on tehnika inimene. Ta valdab kruvikeerajad väga hästi. Ka screwdriverit. Ütleme niiviisi, et alati pane apelsinimahla vähem kui seda muud asja. Siis on screwdriver kõige parem. Ja kõige parem screwdriver on üldse ilma apelsinimahlata. Täpselt nagu kõige parem Vladimiri on ilma pladita. Nii. Nüüd ma sain ta lahti, korki mälestuseks, kruvikeeraja rändab tagasi. Niisiis. Hea lõhn. Tead, kui pole tükk aega, kui pole tükk aega head õlut joonud, see esimene lõhn. Ja nüüd tuleb esimene sõõm. Vaata, kui hea. 6 pööret ei ütlekski nagu, aga niisugune mõnus. Esimene sõõm kohe nagu ütleb, et varsti on jaanipäev tulemas ja veel eelnevalt seda on maikuu tulemas ja loodetavasti läheb ka siis soojaks ja siis saab mätta otsas õlut juua ja võib-olla isegi teha mingisugune tillukene reis kuhugi ja juua seal ka mätta otsas õlut ja ma võtan veel kord. Ja nüüd hakkab see 6 pööret juba tunda andma. Ehk siis
see õrnalt meenutab mulle toda aega. Too oli nüüd 90ndate lõpupoole. Ma ei tea, kui palju sa mäletad see aeg õlledest. Siis see oli kuskil äkki 96 või 97, kui ma nüüd ei mäleta, kumb see oli, kas see oli A. Le Coq või oli see Saku, hakkas välja andma aastakäigu õlut. Ja jah, see oli ikka 96. Ehk siis esimene aastakäigu õlu aastal 96 oli 9,6 pööret, nii nagu nimigi ütles. See oli üldiselt joodav mööndustega. Ehk siis selles mõttes, et esimene pudel oli, jah, aga järgmine oli juba väga hea. See jutt omakorda meenutab mulle seda lugu, see oli kuskil, selle toreda joogi sünni algus on ilmselt kuskil 60ndatel, selle algust isegi mina ei mäleta, mitte sellest, et ma liiga purjus oleks olnud, aga oli kunagi Nõukogude Liidus siukene asi nagu konjakijook, strugurash. Ja jutud käisid, et kui armnjakki tehti ja konjakit tehti kuskil Gruusias, neid margi asju, siis see praht nii-öelda aeti joogiks. Ta oli päris õudsa maitsega, aga ta oli 40 pööret, ütleme nii, et purju tegi ja põles ka, kui bensiiniga segada. Aga selle pudeliga oli just see, et sellel oli täpselt see, et esimene pudelitäis oli väga õudne. Teine oli niisugune sõu, aga kolmas oli juba väga, väga rõõmus, kui sa kolmandani jõudsid. Aga siis aastakäigu õlled, eks ole, läksid edasi, täpselt samamoodi aastal 97 oli 9,7 pööret, aastal 98 9,8 pööret, aastal 99 9,9 pööret. Ütleme nii, et 98-99 olid ikka päris jõhkrad, sest mingisugused kõlakad käisid, et neid tembiti viinaga, mis on ka küllaltki tõenäoline, sellepärast, et selline kraad peaks välja tulema naturaalselt siis, kui õlu saab kaua laagerdada. Teades seda aastakäigu õllede, seda nii-öelda kiiret aega, kuu aega või natukene vähemgi, siis arvata võib, et sinna pandi natuke viina hulka. Ja maitsest oli ta täpselt samamoodi tunda. Oota üks moment, ma maitsen veel. Muidu, nagu telemajas öeldi, jutt hakkab mölaks muutuma. Aga see maitse oli täpselt niiviisi, et kui sa olid ära joonud pool pudelit õlut, siis oli see niisugune, tummise või kange õlle maitsega. Ja mitte midagi nagu ei reetnud, et see oleks ikka niisugune jõhker elukas olnud. Aga vaata siis, kui sa selle lõppu jõudsid, just nagu see viin oleks sinna lõppu jäänud ja see viimane punn suutäis, mis sealt niiviisi kurku läks, see oli ikka päris kole. Mulle üldiselt viin õllega ei istu. Kuigi ka seda on joodud. See pole see. Mõte juba sellest. Tõi külmavärinad üles. Niisiis. Me vaikselt liikusime oma jutuga nüüd õlle ja viina suhtes kokteilide peale. Ma ei tea, kas ma olen sulle rääkinud, aga mul on au olnud leiutada ühele Tallinna, kuulsale kõrtsule, kõrts baar nimega Levist väljas.
nii-öelda nende margi kokteili ehk siis levitaatori. Ja levitaator koosnes täpselt üks ühele sellistest toredatest jookidest nagu kollasest tekiilast ja Vana-Tallinnast, mitte selle nii-öelda green variandist ehk siis liköörist, sellest valgest liköörist, tol ajal sellest polnud haisugi, vaid ikka sellest õigest 40 pöördesest vanakast. Pandi ta ühte klaasi, ta jäi ilusti 2 kihti ja serveeriti tavaliselt Tabasco kastme ja hapukurgiga. Ja väga hea oli. Maksis ta 13 krooni, oli krooni ajal, maksis ta täpselt 13 krooni ja temaga oli see värk, et kui sa kõrtsus ainult levitaatorit jood, ainult terve õhtu jooksul, siis järgmine päev pohmelli ei ole. Ma ei tea, kuidas see õnnestus, aga nii ta tuli. Ja siis sõbrapoisiga me tegime ühe niisuguse pindise õlleklaasi sisse ka kokteili. Selle nimi oli Pime käsi ehk stulbums. Ära küsi, mis see viimane sõna tähendab. See on läti keeles ja midagi ta tähendab. Aga pime käsi oli see, et pandi pindine klaas baarileti peale ja siis tehti 2 mängu sellega, et kas siis baarmen selja tagant võttis pudeleid ilma vaatamata, kus kohas mis pudel näppu sai ja valas siis sinna pindisesse klaasi natukene ja siis pani selle pudeli ikka niiviisi ära, et sinna tagasi, et see nagu alla ei kukkunud. Või siis teine variant oli see, et meie hüüdsime paremalt 4 ja tema nagu pööras ümber ja haaras kohe paremalt 4. pudeli või vasakult 5. pudel või ülevalt 3 alla ja 5 paremale ja sellise mänguga, mängulised inimesed nagu me olime ja sellise mänguga siis see klaasikene ka täitus. Tore siiruviiruline jook oli. Ütleme niiviisi, et meie olime seal kõrtsus hommikuni. Kõrtsust käis läbi ikka oma 100 inimest. Enamjaolt tuttavaid, mõningat võõrast rahvast ka. Igaüks sai sealt klaasist natukene joodud ja hommikuks see klaasitäis oli veel poole peal, sest enamus ei suutnud seda õudust juua. Baaridaamid peale seda keeldusid igasuguseid kokteili, mis me nagu leiutasime üleüldse meile serveerimast, mis oli iseenesest kahju. Aga levitaator jäi massidesse. Ja mingi aeg hiljem ma Tartus lasin selle Pieris vist oli see koht, kus ma lasin selle levitaatori niiviisi teha. Tõsi, ta serveeriti mulle punase apelsini ja üle raputatud punane apelsin oli üle raputatud kaneeliga ja jook oli üldiselt sama, kuigi baarman ei saanud tükk aega aru, et miks ta peab midagi sellist tegema. Mina ütlesin, see on Tallinnas väga in. Ta uskus seda. Vot. Sellised on lood ja kui me nüüd jõuame selle loo algusesse, ehk siis see õudusäratav lugu viinast ja õllest, mida ma rääkisin, oli seotud mu sõbraga, kes oli üldiselt suht koht rahakas mees, aga natukene parmaat. Ja tema siis leiutas sellise asja, et viina maitse oleks heam, tuleb segada viin tumeda õllega. Ta nimetas seda joršiks, šaaga, jorš. Ja me kunagi sõbrapoisiga võtsime siis selle nõuks ära teha, see oli vist enne mingit jaani, mingisugusel päeval. Astsime pudel viina, 2 tumedat õlut ja siis segasime need niiviisi võrdselt kokku. Ütleme niiviisi, et
järgmist 3 päeva ma täpselt ei mäleta, kaasa arvatud jaanituld. Aga kuskil me käisime. Võimalik, et isegi tule ääres. Nii. Et ma ei soovita seda lihtsalt. Aga see on nagu öeldakse, et oma riisiku peal. Nüüd me oleme nii palju alkoholist rääkinud. Aga millest siis veel õhtul räägitakse või öösel? Okei, sinu jaoks hommikul, seda nagunii ei viitsi praegu vaadata, üles ärgata ja nii edasi ja nii edasi. Siis, kui sa hommikul kohvi ja õlut jood. Mina siin joon paljast blondi mõne. Vot nii. Mina jään nüüd rahulikult seda paljast blondi panema siin või võtma siin. Ja sulle ma soovin tere hommikust ja tere hommikust sinu imelise seksika maakodu mehele. Et jooge siis kenasti õlut, hoidke teineteist ja kuulake linnulaulu. Tere hommikust!